Mul ei ole ühtegi slaidi teile näidata kahjuks või õnneks. Mina räägiksin siis etenduskunstidest ja paneme kõigepealt paika definitsioonid. Etenduskunstid on tegelikult teater, tants, muusikateater, nukuteater, kõik, mis tehakse laval, etendatakse kellegile. Nende üldnimetus on etenduskunstid. Jah, see on suhteliselt uus nimetus. Aga nii seda maailmas nimetatakse performing arts. See ei ole mingi eraldi kunstiliik, sinna alla kuuluvad kõik Eesti või kõik teatriliigid, mida teha saab. See etenduskunstid koos selle nimetusega sai ka maailmas selgeks see, et tegelikult vastupidiselt meie kõigi arvamusele on etenduskunstid ehk siis ka näiteks teater rahvusvaheline. Et see ei ole nii, et Eesti teatris saab aru ainult eestlane, sellepärast et see on eesti keeles. Heast teatrist saab aru ükskõik, mis keeles ta on. Kuna ma olen 20 aastat käinud mööda maailma ja vaadanud teatrit, siis uskugi mind, nii see on. Ma ei räägi väga hästi, ei räägi üldse prantsuse keelt, ei räägi väga hästi saksa keelt, räägin inglise keelt. Horvaatia ja serbo-horvaatia keeltest ei saa üldse aru, küll olen aga näinud väga-väga häid teatrilavastusi nendes keeltes, kus mulle kas siis pärast või enne antakse mingisugune sisu kokkuvõte, millest ma umbes saan aru. See on omamoodi nagu paradoks, sellepärast et võivad tekkida ka niisugused mõtted inimestel peas, et see, mida meie teeme siin, on nii ainukordne, eriti nendes, nimetame siis peavoolu kohtades. Meie Eesti mõistes endised riiklikud teatrid või siis lihtsalt traditsioonilise teatri arendajad. Et võib tekkida niisugune tunne, et need on nii head, et miks nemad ei rahvusvahelistu, ei käi ringi. Selle kohta on mul kohe üks hea naljakas näide. Edinburghi suure teatrifestivali, mitte Edinburghi Fringe, vaid suure teatrifestivali juht kunagi rääkis mulle selle loo, et Lõuna-Korea valitsus oli teda üritanud kogu aeg, kuna taheti, et mõni Lõuna-Korea teatrietendus oleks ka Edinburghi festivalil, et tule vaata, meil tehakse nii head teatrit ja ühendatakse tants ja muusika ja kõik ja tule vaata, tema natuke kartis ei tulnud, 5 aastat lasi endale siis pinda käia, kuni siis lõpuks öeldi, et tead, me maksame sulle kinni kõik business classi lennud ja ole ainult üks öö, kui tahad, et sul aega ei ole, aga tule vaata, sest et meil on nüüd tõesti üks super hea lavastus, mida kindlasti kogu maailm peab nägema. Läks maandus, viidi lennujaamast otse teatrisse, hakkas natuke kahtlema, see teater oli umbes 4000 inimesele, kõik olid korea keeles ja kui saal läks pimedaks ja tuli esimene helis, ta sai aru, et oli sattunud koreakeelse Le Miserable ehk hüljatud etendusele. Kindlasti oli see korealaste poolt vaadatud väga tähtis etendus, aga rahvusvahelises mõistes sellel väga suurt, kuidas öelda, potentsiaali ei ole. Kui siis ainult võib-olla koreakeelsetele vaatajatele teises riigis. Nii nagu ju tehakse väga palju ka Eestis, Eesti on selle natuke üle võtnud suurtelt riikidelt, et me viime oma teatri või üldse lavastusi ansambleid välismaal elavatele eestlastele näitamiseks. Ja see ei ole külalisetendus, kui mängitakse, ma ei tea, Luksemburis, seesama trupp, kes siin muidu tavaliselt oma etendusi annab, mängib vist täna või homme Luksemburis ja Brüsselis. Seda ei näe mitte ükski Luksemburi ja Brüsselis, selles mõttes alaliselt või kogu aeg elav inimene, seda näevad seal koha peal olevad eestlased. Seda nimetada külalisetenduseks on selles mõttes natuke kahtlane. Küll, aga see on väga tähtis eestluse hoidmiseks ja see on omakorda tähtis ja riigi ülesanne. See kõik need imelikud näited ütlesin ma selleks, et esiteks, et anda, ütleme siis niimoodi, et mida ma arvan rahvusvahelistusest. Ma olen
kogu etenduskunstid on rahvusvaheline ala. Ma ei ole kunagi suutnud mõista, kuidas saab teisiti, ehk siis me tegeleme igapäevaselt rahvusvaheliste töödega, rahvusvaheliste projektide, rahvusvaheliste etenduste, rahvusvaheliste kunstnikega, nii Balto Skandali raames kui ka igapäevaselt Kanuti gildisaalis. Maailm on minu meelest muutunud üha rohkem killustatuks, ehk siis väga raske on, hakkab üha raskem ja raskem on hakata leidma asju, näiteks kunstis, mis meeldiksid kõigile või paljudele. Küll aga läbi igasuguste sotsiaalvõrgustike, interneti ja nii edasi tekib võimalus oma asja suunata otse omadele inimestele. Ehk siis, et seda näevad samasugused inimesed nagu oled sina. See oli ka üks kunagi Kanuti gildisaali loomise mõte, et me ei tee seda teatrit, Eesti mõistes teatrimaja, me ei tee seda mitte publikule, vaid me teeme seda kunstnikele ja sinna tuleb publik, kes tahab neid kunstnikeid näha. Et meie muidugi teeme kõik selleks, et tuldaks ja vaadataks, aga me ei tee me ei mõtle kõigepealt publikule, vaid me mõtleme kunstnikule. Ja see on just see, et siis hakkab võivad tekkida ühesõnaga igasugused pisikesed fännklubid, kes siis kedagi konkreetselt tahavad näha, vaadata. Et see lihtsalt meeles pidada tänapäeval on tähtis. See toob kaasa, eks ole, mõttekaaslasi, kes siis seal mõttekaasluse puhul ei ole või nagu eelnevates sõnavõttudes öeldi teineteist mõistvaid inimesi. See aitab neid kaasa tuua ja nendele läheneda. Kui ma hakkasin tegelikult lugema, mis selle ürituse pealkiri oli ja millest ma peaksin rääkima, siis ma leidsin sealt sõna suurenemine. Ja see on minu jaoks üks kõige problemaatilisemaid sõnu, eriti Eesti kontekstis üldse. Et ma ei ole üldse kindel, et meie elu eesmärk on suurenemine. Kvalitatiivsemaks muutumine, okei. Sisukamaks muutumine, okei. Suurenemine, ma ei tea, et kas mul on parem oma tööd teha või kellelgi kunstnikul parem, kui ta on hästi suur, hästi selles mõttes kuulus, tähtis ja nii edasi. Ja jällegi, mitte ma ei taha öelda, et see ei ole tähtis kellegi jaoks, aga see ei saa olla tähtis kõigi jaoks. Nii et kui teie, nii nagu ka eelkõneleja rääkis, kui tehke oma asja ja te saate palju rohkem rõõmu sellest, kui seda teie väikest asja, mida te teete, tuleb vaatama samamoodi mõtlevad inimesed, kui tulevad vaatama need inimesed, kes tegelikult tulevad saama teenindust, ehk siis tulevad kokku sinna ja küsivad, mis teil meile näidata nüüd on. Et meie oleme üritanud nii festivali Balto Skandal kui ka Kanuti gildisaalis, me oleme üritanud niisugustest asjadest hoiduda. See muidugi loomulikult ei meeldi see rahastajatele ehk siis poliitikutele. Ja Balto Skandal on ainukene suurem rahvusvaheline teatrifestival, mis toimub väljaspool pealinna Rakveres. Rakvere on ikka kordi väiksem veel kui Tartu ja umbes sinna Viljandi kanti, natuke väiksem. Rakvere juhid ei ole kunagi õieti aru saanud, mis asi see Balto Skandal on, aga nad näevad, et see toob kokku, nagu alguses öeldi, karvaseid ja sulelisi. Kuigi kui eelmine aasta oli Balto Skandali 15. kord juubel, see toimub üle aasta ja tänavu tuleb 30 aastat esimesest Balto Skandalist ja me tegime kokkuvõtteid ja siis ma rääkisin linnavolikogu ees Rakveres, et kõik Eesti
suuremad teatrid, kõik Eesti tuntumad lavastajad on selle 30 aasta jooksul Baltoskandalil esinenud. Seda nimetada alternatiivteatrifestivaliks on natukene nagu enda vasta rääkimises, see ei ole ammu enam alternatiiv või siis alternatiiv millele. Samal ajal need väiksed linnad üritavad siis teha ise, legendaarne, vähemalt Rakveres on legendaarne eelmise aasta linnapea initsiatiiv teha Rakvere peaväljakul saunafestival. Ja kui kohalike kultuuriinimestega rääkida, siis väga tihti ma kohtan niisugust asja, et aga miks meil ei võiks olla seda, mis näiteks kuskil teises linnas, kus on siis saunafestival. Et toome ka siis selle, et näed, see töötab seal, järelikult ta töötab, aga et meil on juba teatrifestival, mida Eestis on suhteliselt vähe. Nagu ma ütlesin, Tallinnas on nii palju, aga mujal. Et rahvusvahelist teatrifestival, selle peale nad kuidagi ei tule, see on nendele natuke liiga kauge, eks see ei too ka, ütleme, võib-olla hääli sisse. Ja kaks asja veel. Etenduskunstidega minu meelest on niimoodi, et rahvusvaheliseks võib asja teha see mitte ainult festivalid, vaid tegelikult teeb rahvusvaheliseks see, kui see etendustegevus rahvusvahelisi asju me näeme igapäevaselt. Meil on võimalus neid igapäevaselt näha. Väga hea näide on selle kohta Tallinn, kus ennem nende väikeste teatrite tekkimist põhimõtteliselt ükski välismaa teater mitte kunagi ei käinud. Nüüd, kui on Kanuti gildisaal, Vaba lava, Sõltumatu tantsulava ja veel, siis me väga tihti näeme välismaalt tulevaid lavastusi seal esinemas ja see teeb minu meelest sellest linnas elamise normaalseks. Ja see on minu jaoks väga tähtis asi, et ma ei taha elada super linnas, vaid normaalses linnas. Seal, kus ma saaksin normaalselt elada ja see võimalus, et ma näeksin, et mul oleks võimalik näha väga erinevat teatrit, see on minu jaoks normaalne. Tartusse on raske tuua etendusi, pole kuskil näidata. Ja me tuletan siis veel kord meelde, siin on kindlasti ka keegi, kes on seotud suurte teatritega, et samal ajal on meil suured teatrid, kellel on palju saale ja palju võimalusi, nemad sellega ei tegele, kuigi võib-olla võiks. Ja viimane, mis puudutab ainult etenduskunstides, rahvusvahelistes etenduskunstides, on niisugune definitsioon või töömeetod nagu kaasprodutseerimine. See nüüd võtab kokku kogu selle rahvusvahelistumise, see on nii selle usalduse võitmine, see tähendab siis põhimõtteliselt seda, et kui võtame mingi lavastaja X, hakkab Tallinnas tegema etendust, siis meil on võimalus otsida maailmast teisi teatreid ja teisi festivale, kes selle idee peale, ainult idee peale, ja siis nad peavad ka muidugi tundma seda lavastajat ja teadma, annavad raha, et seda etendust saaks toimuda. See ongi kogu mõte. See on kunagi loodud just nimelt selleks, et ei tekiks niisugusi omas mahlas eksisteerivaid asju, mis räägivad või kõnetavad ainult mingit oma ühe rahvuse esindajaid. Kaasprodutsiooni leidmine on väga keerukas töö. Nagu ma ütlesin, see peab olema usaldus. See teatri või festivali juht, tal peab usaldama, ta annab raha. Mitte selle jaoks, et kutsuda seda enda juurde, vaid selle jaoks, et see üldse välja tuleks. Ja siis, kui ta on esietendunud, siis saab see festivali või teatri juht otsustada, kas ta tahab kutsuda ja näidata enda juures seda või ei taha. Suuremat rahvusvahelist usalduse küsimust minu meelest on raske siin näitena välja tuua ja sellepärast sellega ma arvan lõpetangi, kuigi võib-olla seal on mingi minut veel rääkida. Aga aitäh!